Tere ka minu poolt. Minu nimi on siis Mati Arend. Ametilt olen füsioterapeut. Töötanud, kui ma seda hakkasin arvutama, siis oligi imelik, vist juba üle 15 aasta. Ametilt siis füsioterapeut, peamiselt siis kaua aega töötanud ülikooli kliinikumis ambulatoorse osakonnas, mida ma ka 3 aastat juhtisin, pluss siis Tartu Ülikoolis õppetööd, peamiselt küll magistriõppes, mis puudutab spordifüsioteraapiat ja teisi erialaseid aineid ja treenerite ja arstiõppes, hambaarstiõppes täpselt samamoodi, mis puudutab ka ergonoomikat ja muid asju. Ja erialaselt olen tegelenud väga palju sportlastega, aga väga palju ka pikaaegsete tervisevaevustega inimestega. Et üks peamisi minu valdkondasid on ka siis krooniline valu. Nii palju siis minu taustast. Aga tänane teema, nagu juba eeskõneleja ka rääkis, siis et teil statistikat rohkem oleks. See probleem, mida me ju kõik koos, ka teie siin üritame lahendada, on siis see vahe siin. Meie eeldatav eluiga ja meie tervena elatud aastad. Seal on ka maailmas ikkagi suurem hammas ja auk, aga Eestis on ta väga suur. Õnneks Lätis natukene suurem kui meil. Et see on vähemalt hea. Et Läti meestega on meil siis alati mehed nagu alaesindatud igal pool ja mehi kirutakse, et näete, see on siis nagu meeste see madalam joon ja kõik on kogu aeg siuke kehvem, eks ole. Aga Lätis on veel kehvem, et meil on siuke aasta kauem terven elada Eestis. Aga me tahaksime, et see oleks kauem. Et see on see probleem, mida me teiega lahendame, meie kui füsioterapeudid, teie kui treenerid, spordijuhid ja nii edasi, mis kellegi amet on. Et siis need numbrid. Ja ega seda ju kerge lahendada pole. Maailma populatsioon järjest vananeb, mõned riigid saavad sellega paremini hakkama. Et meil on vähem ülekaalulisi, rohkem ülekaalulisi ja nii edasi. Et millega keegi peab siis tegelema. Statistikat te võite lugeda igal pool, aga miks ma seda tahan siia välja tuua on siis see, et ei jääks mulje, et me räägime kogu aeg sellest, et kõik on kehvasti ja kõik on halvasti ja teistel on parem. Ega meil on ka palju häid asju. Ja rahvaloenduse ja muude statistika alusel, kui inimesed hindavad enda kehalist seisukorda, rõhutan, väga heaks. Ja 6% keskmiselt elanikkonnast hindab, et neil on päris hästi. Et ikkagi, mitte siuke nagu okei, et käib küll raskel ajal või saame hakkama, aga ikka väga hea. Ja need on need, keda me näeme spordiüritustel. Ja tegelikult see pole sihtgrupp nagu teie. Et see on see analoog, et koolis said ju alati pahandada need, kes kohal olid, nende eest, keda kohal ei ole. Et kippus see nii olema, et keda kätte saadi, sealt pahandati. Ja kui mina olen pidanud käima ka erinevatel või on võimalus olla koolitustel koolitajana läbi nende aastate, siis me räägimegi ilmselt nende 6,2% kogu aeg. Et jätame seda ka siis meelde. Aga meie sõnum peaks jõudma nendeni, kes see ülejäänud 70%, kelle kehale võimekus ei ole väga hea. Ja kuidas me selleni ka siis jõuame, et meditsiini poole pealt me kindlasti tahaksime rohkem rõhku sellele ennetusele. Ja et see sõnum jõuaks inimestele kohale, et me räägime ikkagi nende tervisest. Ja kehaline liikumine oma rollilt inimesel on väga, väga suur. Ja sageli tervise kasu jääb hoomamata, mis võib-olla ei puuduta meie kehalist kasvatust niivõrd kuivõrd. Ja kui te mõtlete ka enda koolitee peale, siis oletame, et te lõpetate ära siis kas põhikooli või gümnaasiumi, siis kas me oleme valmis selleks esimeseks tasandiks, et kool, see aeg, mida me paneme reaalainete õppimisele. Mitu päeva nädalas on matemaatika põhikoolist alates? Iga päev. Kui me koolis käime, eks ole. 5 päeva. Mitu on siis kehaline kasvatus? Kui sedagi? Aga mis juhtub lapsevanematega ja lastega siis, kui lapse õppimistulemused halvenevad? Võt see trenni istu, trenni ei lähe, kuhugi ei lähe, õpid. On ju? Ei ole midagi siin. Ja kehalist oled ka vabastatud esimesel võimalusel.
Ja mõelge siis korra enda peale selles võtmes, et kas teie 9 aastat või 12 aastat koolist või siis kõrgkoolid valmistasid ette elus hakkama saama, et ma oskan kehaliselt enda tervisest hoolitsema, tean, mida teha, kuidas teha, kui kaua teha, millal teha ja nii edasi, nii edasi. Et kõik oskused said kehalisest kasvatusest kätte. Isiklikult vastan ei valmistanud. Nii et see on see koht, kus võib-olla hetkel see liikumisõpetus on muutumas. See nimi juba vähemalt, kas see sisu vastab selle, veel ei tea, kuhu see muudatus, mis nüüd sügisest jõustub, kinnistub, kuhu me sellega jõuame. Vähemalt on see uus suund äkki, mis aitab meid edasi. Viib seda fookust võib-olla natukene esmasele tasandile, mis räägib inimese tervisest laiemalt. Ja iga põlvkonna jaoks on alati järgmine põlvkond hukas. Et lepime selle kokku, et mitte midagi uut pole siin maailmas olnud. Et ükskõik, mis ajajärgust me räägime, pole vahet. Inimene on kogu aeg tahtnud teada, et me asja see naaber teeb seal. Ja mida ta ikka homme teeb. Ja kuidas see ilm on. Lihtsalt, kui me läheme tagasi ja mulle see 101 riigikogulast alati meeldib näitena tuua, et kuna neid võib kasutada, siis avaliku elu tegelased, kedagi ei huvita. Siis me saame tegelikult lugeda, mida ta loeb, on ju. Et kaamera näitab. Ja kui see läpaka näide oli tore, siis mina küll oma läpakat ei annaks. Andmekaitse sööb meid elusalt ära, kui me kellelegi oma läpaka jätame kuskile anname, eks ole. Et igasugune näited piirangutena võib tuua, aga need liikumisampsud on tõepoolest äärmiselt head vahendid kasutamiseks. Ja iga põlvkond ütleb, et see järgmine hukas ja kui me järjest tahapoole läheme, siis nii on kogu aeg olnud. Ja häda on lihtsalt selles, et see kestab nii kaua, kui aku on. Ja see on lõputu. See sai otsa. Ja see on tipa kerge. Ainukene vahe. Mitte midagi muud pole muutunud. Meie tervisele kogu aeg on inimene tahtnud siis uut teada. See meie aju sõltuvus uuest asjast. Ja selle lõksus me praegu oleme. Ja on huvitav nüüd jälgida neid riike, kes võtavad siis teatavat vanusegruppide sotsiaalmeedia keelustamise. Austraalia üks esimesi praegu, aga imelikul kombel on vaikus. Et kui see sügisel nüüd vist novembris läks jõustuma, siis kui ma rääkisin oma kolleegidega Austraaliast, parasjagu olime koos ühe projektiga, siis ütles, et see on nagu hämmastav, kui ühtselt on riik selle taga. Elanikud, vabandust, mitte riik, elanikud. Kõik saavad aru, et meil on probleem. Et meil on üks lõputu auk, kuhu me ära uppuda. Ja Jaan Aru on väga tabavalt ju meedias nimetanud, et see on nagu minu lapsele mootorsae kätte andmine või lapse üksi basseini äärde jätmine. Et olete nõus, et vesi on hea inimesele ja trenn on ka hea, aga teatavate reeglitega. Et nende reeglite järgi on väga raske hakkama saada, kui see on piiramata. Ja see on see meie kõige suurem väljakutse. Et kas see keelamine on ainuke asi? Ei tea. Pole õnneks minu võitlus pidada. Minul on üks võitlus pidada, aitab sellest küll. Ja WHO statistika juba 10 aastat on siis nime all mitte infektsioossed haigused, mitte nakkuslikud haigused, mis põhjustavad kaudselt surmasid. Ja ega ma ei hakka teil siis käskima siin valida. Et kui me räägime sellest teemast, siis loogiline, eks ole. Et see madal kehaline aktiivsus ja madal kardiorespiratoorne võimekus on see, mis kaudselt põhjustab kõige rohkem surmasid maailmas. Ja see on kõik meie võimuses teha, et seda muuta. Kas me tahame või ei taha. Ja hetkel me tundub, et ei taha. Ja tõepoolest see termin, mida me tahaksime väga palju kasutada, on see fitness pool, et mitte inimestel ära unustada, et need 6,2% eestlastest ütlesid, et mul on väga hea kas kehaline võimekus või tervis seisukord, et siis see nii ka püsiks. Ega seda pole lihtne hoida. Ja see fitness sõna on midagi, mida me tegelikult ei tahaks kasutada tööstusena, mis ta praegu on. Et inimesele öelda fitness, see ei seostu hea kehalise võimekusega teha füüsilist tööd tegevust, vaid see võrdub toidulisanditega, riidetööstus, mis on siis tagamas ilusat inimest sportimas sellest üksikust protsendist. Nii et see sõnakõlks on kindlasti ka muutunud. Aga kehalise liikumise tervisekasu ja need uuringud, mis on siin 5-6 aastat tagasi tulnud välja, see Copenhagen Heart Study Taanist, mis võib-olla on kallutatud, võib-olla ei ole, aga meedia nopib selle kenasti üles pealkirja saada. Ja pikaajalise uuringu tulemus on siis see, et need inimesed, kes on üsna kaua aega
tegelenud sellise pallimänguga nagu näiteks tennis, saavad 9,7 aastat elule juurde. Mis me nüüd tegema peaksime teiega? Just. Sest no kuulge, Eesti mehed, lähme tagasi selle esimese slaidi juurde, kus on oodatav eluiga meestel ikkagi kõvasti madalam. Seal on küll väike statistiline viga sees või väike kallutatus nii-öelda, mitte viga. Aga kui keegi ütleb mulle, et kuule sõber, saad 10 aastat juurde, ei pea väga palju müüma enam vist või see on siiski sama nagu pensioni kogumine. Et parem on see välja võtta, telekas osta või mingi muu liising kukile võtta. Et see on nii kaugel, et kuule, et see surm on nii kaugel, et lõpetage ära, et ei ole mõtet rääkida sellest. Aga tõepoolest, see juhatab meid sisse sellesse kõige suuremasse kehalise liikumise kasusse. Ja me räägime suremusest. Ja COVID oli selle mõttes äärmiselt hea näitaja. Läheb küll meelest kähku ära, eks ole, 5 aastat tagasi. Piirangud, palju hirmu ja nii edasi. Aga paljud inimesed pidid olema voodirežiimil pikalt. Ehk et kehaline liikumine võeti üldse ära. Ja mis te arvate, kui kaua need inimesed tulid välja, see oli ka väga spetsiifiline termin selle jaoks leiutatud, et miks neil nii kaua aega läks. Et enda kehaline võimekus trepist üles minna, hingeldaks edasi. Kui kaua läks neil aega, kuidas seda nimetati? Long COVID oli selle nimi. Kestis 6 kuud kuni 1 aasta pärast seda läbipõdemist. Ja mõnel pole siiamaani taastunud. Enda südamevõimekus ja nii edasi. Aga lähme tagasi korra. Kokkuvõte siis see, et kui võtame täiesti ära piirangud ja haigus, voodirežiim, kunstlik koom ja nii edasi, väga suur ja drastiline negatiivne mõju meie tervisele. Väga suur. Aga mis te arvate, miks on tennis selline maagiline elu juurde andvat spordiala esindav asi? Miks tennis? Badminton ehk et sulgpall 6,2. Miks? Tennis. Ja vaadake, jooksmine. Olematu. 3. Sorry. See on tennis sellise klubi mingi tennis. Absoluutselt, hakkab looma. Et ärme unusta asju ära, et kes tellib asju, kes avaldab asju, see on alati seal, aga miks veel? On veel mõtteid, miks tennis? Kuidas? Just, täpselt, ärge seda ära unustage. See tegelikult väljendab kõige rohkem haridustaset. Mina oma erialalt füsioterapeudina näen siiski väga palju inimesi, kellel on 9 klassi haridus. See on see reaalsus. Ärme unustame seda ära, et kes meil on need, kellele meie sõnum peab kohale jõudma. See sõnum peab olema erinev. Ja mitte öelda, et kuulge, see on rikaste teema, on ju. Ei ole päris nii. Aga see annab aimu sellest, mis on need faktorid, mis annavad meil elu juurde. Jah, see on kehaline liikumine, mida me kohe räägime tennisest, et miks see tennis on nii oluline. Aga tõepoolest parem haridustase, kõrgem elatustase, rahaliselt paremad võimalused toidule, hea kvaliteetne toit on äärmiselt kallis. Lihtne kalor, et saada kätte 2 euroga 2000 kilokalorit, see on lihtne. Coca-Cola ja Snickers. Meil on 1 päevane toidukogus käes. Kogu lugu. Ja see on äärmiselt odav. No 2 eurot, eks ole. Võib-olla on see kallis. Mina isiklikult arvan, et see on päris odav kalori kohta, kui me jagame ära selle. Aga kvaliteetne, kui keegi ütleb, et sa peaks lõhet sööma, siis on see juba teine hind. Ja see väljendub kõik siin. Aga kui me läheme nüüd tagasi kehalisest kasust rääkima, tervisekasu läbi kehalise liikumise, mida see tennis siis väljendab, et kui me nüüd selle suure pildi korraks kõrvale jätame, läheme sisse poole, sinna palli. Miks tennis? Ja badminton samamoodi, sulgpall. Ikkagi väga suur muutuja, kas meil on 80 või 86 või 89. Mis see tennis annab meile? Kuidas? Intensiivsus. Pool tennise võistlust on seismine. Olete kindel, et intensiivsus? Just täpselt, et on hästi väiksed momendid, mis on intensiivsed. See on väga oluline märksõna, intensiivsus. Saame selle. Mida me veel saame sellest mängust? Emotsioon, sotsiaalsus, väga hea, et see sõpruskond, kellegagi midagi teha, ikka kelleski parem olla, seda on vaja. Mis veel? See kestab kauem kui
jooksmas käin poole tunniga ära või tennist mängin. Nõus, aga see väljendab tegelikult ikkagi tennisetreeningud enamasti, et see võistlemine, mis mänguna võib väga väikene või suur olla, ma saan aru sellest mõttest, aga siin mõeldakse trenn ja trenn, treening ja treening. Aga see on faktor kindlasti. Aga mis veel? Järjepidevus. Kas jooksjad ei ole järjepidevad siis? Kui ma ikka tennist trenni lähen, siis ma ära ei tule sealt. Järgmine kutt tahab peale minna, saali aeg on alati piiratud. Jooksmisest on lihtne loobuda, tennisest ma ei saa. Sest see maksab, on ju. Kuidas sa ära lähed? Nõus järjepidevus on väga suur märksõna, aga mitte see, mida me otsime. Mida meile tennis veel annab? Elulemust. Miks see nii oluline on? Äkki siis nüüd lähed? Tagurpidi liikumised. Me räägime kohe ka kukkumisriskist. Eakad kukkumisrisk. Just silma-käe koordinatsioon, pöörded, ülesse vaatamised, vestibulaaraparaadi treenimine. Jooksmine seda nii väga ei anna. Reket jalad annavad, et see katab hästi palju neid kastikesi ära kehalise liikumise tervise kasuks. Lihtsalt sellepärast, mitte tennis, vabalt, räägime padelist. Sulgpall, täpselt samaväärne, lihtsalt sulgpall on sees, tennis on õues, paljuski võimalus. Sulgpall ei saa väga palju õues mängida. Nii et need reketi spordialad ongi sellepärast head, et nad koormavad, stimuleerivad läbi selle intensiivsuse, sotsiaalsuse väga palju keha eri süsteeme, mida me peame hoidma toimivana terve elu. Ja see on mäng erinevalt jalgpallist, korvpallist, käsipallist, mis on seotud väheste kontaktidega kehade osas. On sama. Lihtsalt võrkpall on nii marginaalne ala, et seda ei tooda statistikasse kunagi. Maailma mõistes. Aga võrkpall on täpselt sama näide. Väga hea näide. Mis see korvpall on või? Üks vigastust rohkemaid spordialasid. Sest seda me ei tee pikka aega. Me räägime nüüd, et seda statistikat saada, me räägime terve elu. Ja me räägime väiksest peale. Mitte see, et te käite nüüd ühe tennise kursuse läbi ja siis on hopsti 10 aastat juures või? Ei ole. See on regulaarne, pidev, järjepidev, sotsiaalne, kõik see, mida rääkisite, aga kogu aeg. Sama nagu hammaste pesu. Ja kui me selle sõnumiga inimestele kohale jõuame, me tõesti räägime tervise kasvust terved elatud aastad ja kauem elatud aastad. Et see on see sõnum, mida me tahaksime edasi anda. Ja sellepärast see sõna kehalise liikumise kasvust, see suremus ei ole hirmutamiseks, vaid see on võimalus aru saada tervise kasvust. Ja tõepoolest, kui need pikad uuringud vaatavad, et no mis kasu me saame siis, kui me oleme regulaarselt kehaliselt liikuv, siis jah, suremus langeb, kohe näitan ka, aga on ka teatav vahe, kas hommikul või õhtul. Et päevased treeningud on pisut edukamad kui õhtusemad treeningud, kui me räägime nüüd elulemusest. Ja kokkuvõttev tabel erinevatest uuringutest. Ja need riskid ei saa välja võetud tervise kasuks siis, kui võtame kehalise liikumise ära. Ja me teame, et Eesti populatsioonist me räägime siis laste kontekstist. Et meil on Eestis 4 last statistika järgi, kellest 1 on normaalse kehalise aktiivsusega päevases lõikes. Mis need ülejäänud 3 siis on? No meditsiin on nii võimas, et ega keegi ära ei sure, paneme südamestimulaatori sisse ja hoiame elus, et ärme siis seda ka ära unusta. Meditsiin areneb ja üüratult kiiresti. 2 last on meil siis ikkagi ülekaalulised ja 3 on rasvunud. Et 3 last 4 on need, kellele peame sõnumiga kohale jõudma. Ja me üritame kohale saada ka kuidas. Aga mõtleme ka enda kontekstis. Kui minule meesisikuna keegi ütleb, et see meie kõige regulaarsemalt esinev siis jämesoolevähk. Kui ma olen regulaarselt kehaliselt, ehk et ma pesen tihti hambaid, see põhimõte. Ma olen regulaarselt kehaliselt aktiivne kogu aeg, läbi elukaare. Siis ma alandan riski, see ei tähenda, et midagi ei juhtu, et geneetilised efektid ja kõik muud asjad, aga see risk on umbes 30% väiksem ja see on niivõrd suur tervise kasu, mis sõnumiga võiks inimestele kohale jõuda. Lisaks eakad, vaadake korra seda, 36–70% eakatest me saaksime ära hoida sellise koha nagu reielukaela murru ja ainult 2 tegevusega. Et me paneme nad jooksma, hüppama, kargama ja tegema jõudu. Lihtne. Ei midagi keerulist. Ja Eesti statistika ütleb meile seda, et eakatel, kas teate, kes on eakad vanuse mõttes? 63. Ilus. Jah, üle selle 63 või vanemad.
kui te küsite minu vanaisa käest, kes on 94, siis ta küll ei ütle, et 63 on vana. Et sõltub kontekstist ja vanusest, kelle käest te küsite. Aga tõepoolest, kui me paneme numbrisse, siis 65 ja vanemad. Ja 80 ja vanemad grupp eakatest, kes kukuvad kodus. Olete kuulnud? Umbes veerandil neist tekib luumurud. Ja nendest omakorda veerand satuvad siis haiglaravile. Ja nendest 2% sureb. Sest juhtub see reelu kaela piirkonnas, tuleb erakorraline endoproteesimine, liigese vahetus. Nad on pikka aega haiglas, nende kehaline võimekus on niivõrd kehva, et nad ei jõua asju kopsust välja köhida. Füüsiliselt me ei jõua köhida. Me oleme oma eakad nii õrnaks teinud. Sest mulle meeldib öelda seda lauset igal pool, et vanaema ja vanaisa jooksevad äärmisel juhul bussi või rongi peale. Aga kindlasti mitte tervise kasuks. Kohe kindlasti mitte, selle nad välistavad. Seda on tehtud ju. See füüsiline töö, see maatöö. Ma olen piisavalt teinud ja ma olen küllalt hambaid pestud, mis me enam nühine hambaid. Ammu kiht peal. Ja see suremuse risk ongi kaskaadina. Kodus kukkumine, endoproteesimine, haiglas viibimine, kopsupõletik, surm. 2% meie kukkujatest. See on miinimum. Mida kõrgemaks läheb vanus, mis meie populatsiooniga juhtub. Nii et kui me saame nad tegema jõutreeningut läbi elukaare, et me ütleme, et see on normaalne osa, minna jõusaali 65, 75, 85, 90. Aga pigem anname neid piiranguotudelt, et ei, et lapsed vanavanematelt ei, ma toon ise sulle puud sisse. Ja nii edasi, et kuidas me siis soodustame seda õrnust nii-öelda. Naised, kui me saame kehaliselt liikuma aktiivselt, mis on suur osa populatsioonist, me maandame riski nii palju, et 1/5 vähem võimalust. Nii et jällegi see ennetav tasand, et see on see kasu, mida me saame kehalisest liikumisest. Ja lisaks, kui te mõtlete selle peale, et meil on istuv eluviis, eesti keeles on ta vale termin siiski, et istuv eluviis väljendab ka seisvat inimest. Klienditeenindajad, pikad seisavad. Nii et see ingliskeelne sedentary lifestyle, inaktiivne eluviis on see, mida me tahaksin vähendada. Ja üks näide sellest, kehaline liikumine, rütmiline kehaline liikumine, mis toimub gravitatsiooni väljas. Püsti, kõndimine, jooksmine, hüppamine, kargamine edasi. Aitab liigutada meie soolestikku edasi-tagasi. See liigutab meie soole sisu. Ja see on üks peamise osasid, kuidas inimese soolestikus sisalduv toit liigub. Ja kui ma küsin teie käest, kuna te olete kõik ju läbinud väga hea bioloogia, keemia ja kehalise kasvatusõpetuse, siis te teate, kus asub inimese immuunsüsteem. Kui me võtame kehalise liikumise üldse ära, voodirežiim, 0 liikumist, kas siis meie seedesüsteem toimib? Ei toimi. Ei toimi. Hea näide need inimesed, kes hästi pikka paastu. Väga okei, tervise kasu. Aga need katsed on pikalt tehtud aasta aega paastumist ja rohkemgi. See on igati okei, aga see on katsetena tehtud nii-öelda. Ja nende soolestiku liikumine ehk et number 2 käimine on iga 1,5 kuu tagant. Kui sooles pole midagi, mida liigutada, on teine asi. Aga meil on seda vaja, sest immuunsüsteemist niivõrd suur osa on mõjutatud läbi liikumise. Kui me liikumise ära võtame, siis muud süsteemid enam ei taga seda. Kuigi meil on soolestikus olemas silelihased, mis liigutavad soolesisu rütmiliselt. Aga ta vajab gravitatsiooni ja rütmilist liigutamist meie poolt. Et nii kaua on meie siis kehakoed kohanenud. Ja aru saada ka teatavasti intensiivsusest kehalisel tööl. Et see sama tennise näide. See kõndimine on tore, vähe. See on tore, aga see on vähe. Sest meil ei ole küsimus enam selles, et kas me loeme sammu, enamik inimesed kaardistavad samme. Ja nii imelik ei ole, aga see on meil kohale jõudnud inimestele. Aga see on see lahjaus, see on see kerge asi. Me tahame seda tervise kasu osas ikkagi tugevamat või mõõdukat kehalist aktiivsust. Mida tagab meile näiteks jooksmine. Ja kui palju teha, et saada neid protsente, mida ma näitasin, siis see sama J-kurv on äärmiselt hea näide. Kui need pikaaegsed uuringud kokku võtavad tervise kasu kehalist liikumisest, siis vaadake korra seda 2-3 nädalas või 4-6 nädalas. Mis vahe on? Polegi vahe. Ehk et teie võimalus valida. Me ei räägi sellest, et te peate iga päev minema ja kui te ei lähe, siis surete maha. Või ema käseb minna, aga ema ise ei viitsi minna. Või isa käseb, isa ise ei viitsi minna. See ei sobi. Aga see on minu valik.
kui mõni päev vahele jääb, midagi ei juhtu erilist. Peaasi, et ma räägin pikast perspektiivist, aastad. Kas ma teen 2 või 3 või 4 kuni 6 meie valida, aga 2 kuni 6 tegevusvaldkonna vahel, mida ma teen nädala sees, on tervise kasu. Ja nüüd on väga oluline see igapäevtegevus, mis on nüüd tugevam kehaline aktiivsus. See iseenesest meedias kajastatav ultraasi ei ole tervislik pikas perspektiivis. Ja ma ei ole päris isiklikult kindel selles sõnumis, mida siis see meedia oma pealkirjade tahtmisega siis kajastab, et kas see aitab meil inimesi liikuma panna. Ma isiklikult arvan, et pigem mitte. Et need ultrajooksud, ultramaratonid ja nii edasi, ultraasjad, me räägime tõesti ultraasjadest. Et sellel on teatav ikkagi ka riskifaktor juures, me räägime nüüd treening sõltuvusest. See on ka faktor. Aga kui me räägime inimesega, et ei tohiks jääda mulje, et sa pead hästi palju iga päev ja uuesti palju, ei pea, sinu valik. Manageeri seda. Enamik inimesed toovad takistuseks, et miks nad ei ole piisavalt kehaliselt aktiivsed, mis te arvate mida, kui saate ühes ja valida? Väsimus. Ajapuudus on õige, aga täpsemalt. Töö. Ja kui juba töö hakkab trenni segama, siis tuleb töölt ära tulla, see on alati mõistlik. Et see on iga treeneri klassikaline lause. Aga see ajafaktor on õige, aga täpsemalt. Mida inimesed ise ütlevad, raporteerivad, kirjeldavad, kuidas nad seda aja asja selgitavad inimestele. Et see on üks teine sõna, mida me otsime. Ajapuudus tähendab põhimõtteliselt sama, aga tegelikult on alati aega. Aja planeerimine. Et see on see märksõna. Kui te ütlete, et teil aega ei ole, siis magada saate ju. Süüa saate. Tööl käite. Siis küsimus on planeerimises. Nii et me peaksime õpetama tervisekasu saamist inimestele paremat aja planeerimist. Kui nad oskavad aega paremini planeerida eesmärgipäraselt, et meie eesmärk on tervise kasu, terved elatud aastad nendele kõikidele organismi struktuuridele, mida me saame läbi liigutamise. Seda on vaja õpetada, sest see on see peamine puudujääk inimestel. Nii et istuv eluviis, mis eesti keeles on küll vale tõlge, aga nii teda nimetatakse, jätkame siis selle vale tõlkega, aga see on see, mis tagab meile selle hea tervise. Mõõdukas tugev ja aeg-ajalt väljakutsuvad tegevused. See on ülioluline märksõna, et on väljakutsed. See on äärmiselt oluline. Ja sellepärast kõndimine ei piisa. See ei oma mitte mingit väljakutset. Inimese jaoks on liikumisaparaadi jaoks kõndimine väga efektiivne tegevus. Ökonoomne. Jah, kui me räägime ülekaalust, teine asi. Siis on kaal suur. Me peame midagi edasi vedama. Nii et need asjad on, mida me tahame juurutada ja õpetame inimestele aja kasutamist ja räägime laiemast mõjust tervisele. Ja see on see meie 3 last 4 on see. Mina erialaselt, mul ei ole vahet, ma võin rääkida, kui meil on 3 last 4 ülekaal, mis te arvate, minu tööga juhtub? Midagi. Mina olen rahul. Mina pean vedama pensionini välja ju. Ja kui inimesed on ülekaalulised, mul ei ole midagi viga. Nemad tulevad meile ravile koos vanematega, nii et me oleme generatsioonid kenasti ära pannud endale taskusse. Aga me ei tahaks, et see nii oleks ju. Et me peaksime kõik, ükskõik kas me oleme apteeker, kes nõustab inimest apteegis, on see hambaarst, on see treener, on see kehase kasvõpetaja või ema-isa. Me peaks kõik rääkima sama juttu lastele. Et see on see, keda me tahame mõjutada. Nii et püramiidid ei ole hea näide, sest püramiidi kõige olulisem osa on see. Olete nõus? Et miks ehitati vanasti püramiidid on see. Aga jah, püramiid tahab öelda meile seda, et vundament on oluline. Nõus. Ja toitumispüramiid ei ole ka sellepärast hea, et seal üleval on mesi. Et see peabki nii olema, mesi on väga-väga tervislik asi. Äärmiselt tervislik asi. Aga jah, küsimus on koguses. Nii et ka me saame erinevalt aru püramiididest, sõnumist. Ja kui meie sõnumid on erinevad, siis kuidas me eeldame, et see jõuab kõigile kohale? Või et me jõuame kuhugi. Nii et meil enda sees ka, ütleme siis teaduse mõttes ja spordi on väga erinevad sõnumid. Mis see segame pudru ja kapsad kokku? Mis on ka väga okei. Ja kui kähku me siis sildistame? Inglise keeles on head, kui keegi suudab kähku mõelda eesti keeles häid terminid, ma kasutan alati hea meelega eesti keelt. Aga üks täht, eks ole vahet. Ja vaata, kui palju siis mõjutab ühte või teist. Nii et kumb teie arvates on
parema tervise juures? Kumbki pole. No kui ühe peate valima. Parem, kumb parem on? Te olete kõik poliitikud kohal, et ei taha nagu öelda, parem on parem ja siis punase särgiga on parem. Aga mis siis, kui ta on normkaaluga, aga suitsetab 1 pakk päevas, tarbib iga päev 2 ühikut alkoholi ja ei käi liikumas? Siis ta varsti see parem. Ja äkki ta vaatab peeglisse, ei tea. Et see on alati inimeste hea võime nagu välja nihverdada, eks ole. Aga jah, see meie kiire sildistamine, see härra võib-olla liigub iga päev 30 minutit. Tarbib tervislikku toitu, aga ta on ülekaaluline. Teatav ülekaal ei ole sõnumine see, mida me peaksime ütlema, et see on ebatervislik. Teatav ülekaal on ainsana lubatud siis, kui te tagate regulaarse kehalise aktiivsuse. Siis me hakkame minimeerima selle negatiivset mõju tervisele. Ja oli vahepeal üks väga huvitav aeg, kus lennufirmad, kaal on kaal, eks ole, ja te lähete ülekaalus pagasiga, siis mis te peate tegema? No nii, aga mis siis, kui on selle kohvri mõõdu asemel hoopis kaal? Ja kedagi teie kohveri huvita. Ja tema tahab lennata sinna Egiptusesse. Astub peale, sorry sõber, sul on nüüd kehamassi indeksi alusel 20 kilo üle. Mis teeme? Jätame maha kaalu või maksad juurde? Aga ilmselgelt see on inimõiguse rikkumine, on ju. Minu õigus on olla ülekaaluline. On ju? Loodame, siis võtaks rohkem kütust peale lihtsalt, muud midagi. Et see on sama raha eest. Nii et isiklikult võiksime sinna jõuda, aga me saame aru, et on palju terviseprobleeme, mis põhjustavad liigset kaalu. Ehk et siis, mida me tahame selle sõnumiga edastada, on see, et ärme sildista kohe ja paneme kõikidesse spordiklubisse sellised inimesed, kes on keskmine eestlane. Ma teen võib-olla liiga, aga väga vähestes Eestis olevates spordiklubides, kus minul on õnnestunud käia, on seinte peal siis, mitte kumbki neist. Sõltub, ilu on, jah, oleneb, on väga minimaalsetes riietes, mehed, naised, kes on äärmiselt pruunid. Kui nahaarst näeks, et kuule, see on nahakasvajad on homme tulemas. Aga seda me anname edasi, seda 0,002% meie fitness-tööstuses olevatest inimestest, kulturistid, fitness-staarid ja nii edasi. Aga mis siis, kui meie pildid oleks nagu tavainimene, et keskmine eestlane mehena on kehamassi indeks mis? Keskmine eestlane, Eesti mees. 28. Jah, 27 natuke peale. Naine? 35. Ja, et mina seda ei öelnud praegu. Aga jah, 26, 27, 28, me oleme seal. Et alati peab väga ettevaatlik olema, kui esined, et nende sõnumitega. Aga mis siis saab, kui inimesed näevad pilte nagu päriselt oleks? Kas see annaks meie sõnumit või kutsuks neid rohkem liikuma ja tegema intensiivsemat tööd ka näiteks jõusaalis, spordiklubis? Mitte, et ma tahan kellelegi rohkem külastajaid viia, aga enamasti sama fitness-tööstus segab seda natuke. Mitte natuke, palju äkki. See on meie võimuses muuta. Lihtsalt pildi vahetamine. Aga et ei jääks see mulje, et me räägime ainult kehalisest tervisest, kehalisest aktiivsusest, selle suurest treeningu kasust. Et see on üks asi. Aga see ei ole ju see maagiline asi, mis muudab kõike. Toitumine, see on väga oluline. Siis sotsiaalne pool, see osa. Et mida meie lapsed, meie täiskasvanud teevad ja valivad nendesse ja nendesse. Ja kui palju nad magavad ja kuidas ja kui hästi me õpime. See tagab kõik kehalise aktiivsuse täieliku kasu ära kasutamise. Ja see ei ole lihtne lahendus. Et siin ei olegi võimalik kellelegi anda lihtsaid asju ette, lihtsaid lahendusi, aga me peame aru saama, kust me tuleme. Mitu inimliiki on praegu maailmas? Jällegi ma eeldan, et te olete kõik enda ajalootunnis, et see oli teie lemmiktund. No ma olen teie valiku, kas üks või üks. Üks inimliik on praegu maailmas. Kuna viimane inimliik, kes konkureeris meiega välja suri? Ja kes nad olid? See on ajaliselt nihkum natuke, kas neandertalid või Denisova inimesed, et Homo florensis oli ka väga sarnasel ajal, aga tõepoolest oli ka siin 20 000 aastat veel inimliike, kes on kõik meie püsimisse panustanud.
ja see näide, mida kasutatakse siis aborigeensete gruppide jälgimisel Aafrikas, Lõuna-Ameerikas ja Austraalias, kus nii palju kui saab jälgida, et neil on küll kontakt kõigil tänapäeva tsivilisatsiooniga, aga Aafrikast me pärineme, mitmel ainel oleme välja kõndinud maailma ja asustanud kogu maailma. Ja meie inimliigid on arenenud viimased 2,5 miljonit aastat. Kui keegi ütleb, et suudab ette kujutada seda aega, mina ei suuda, see on nii pikk aeg. Ja vähemalt kuskil 250 000 aastat on siis meie grupp arenenud koos teistega, väga selgelt. Ja umbes 20 000 aastat oleme täpselt samasugused, nagu me oleme. Ja Aafrika alguses, mida need inimesed praegu teevad, on siis see, et küttimine korilus, eks ole, küttimine korilus. Mis on erinevus inimeste loomade füsioloogia vahel on siis see, et inimese higistamissüsteem kehatemperatuuri reguleerimisel on üsna efektiivne. Väga efektiivne isegi. Loomadel ei ole efektiivne. Kuna loomadel on karmkate. Higistavad mõlemad, aga siit aurustub ta kehvemini. Ehk et jahutab keha vähem. Ja niimoodi kütiti. Aasta 100 000. Ja 100 000 aastate jooksul mehed ja ka naised, mitte ainult mehed, aga peamiselt mehed ajasid loomi varjust välja, mis kestis 3-8 tundi. Ja see aeg on aga tagasi viia see saak, ehk et aeti põõsastest välja loomad ja see kukkus kokku. Ja siis ta löödi maha. Ja siis viidi koju. Ja 1 päev nädalas saadi süüa nii, et vähe pole. Ja siis oli nälg jällegi. See on väga tüüpiline. Ja teine asi, antropoloogid räägivad, et inimese luud on liiga laiad, et meie sääreluuplatoo liiga lai, meie selgroid liiga suured, et me oleme ainult kõndinud kütikorilasena. Me oleme ilmselt evolutsiooni käigus nendega võidelnud, mitte küll lõviga ainult, vaid korjuste üle võidelnud, kes oli enne jõudmas sinna kiiresti saab toitu. Ehk me pidime ka vahepeal sprintima, kiiresti jooksma. Ja see on meie luusid formeerunud laiemaks, suuremaks, tugevamaks. Kui me oleks ainult kõndijad, siis oleks meil luud väiksemad, et evolutsioon ei raiska ressurssi. See on see põhimõte. Nii et me oleme harjunud kehalist liikumist saama ja olid 2 ajalist muudatust. Põllumajandusrevolutsioon juhtus millal? Mis võimaldas ühiskond hakata kasvatama ja tekitas ühekülgseid tegevusi. Esmane kord maailma ajaloos, inimese ajaloos, kus hakkad tegema ühte asja rohkem. Umbes 20 000 aastat tagasi. Esimene tööstusrevolutsioon. Millal? 1850, kuskil seal Inglismaalt algas esimene tööstusrevolutsioon ja liinitööd hakkavad tulema. Veel ühekülgsemaks asi. Hästi väikene aeg võrreldes kogu selle aeg. Kõik, mis meie kehas on harjunud regulaarselt saama liikumist. Kõik struktuurid meie kehas, aju, süda, liigesed, luud, kõhred, kõõlused ja nii edasi. Ja meie igasugused tuumakatsetused on aidanud sellel silma peal hoida. Näiteks inimese kõõluse koed ei uuene pärast 17. eluaastat. Kõik. Et väga-väga oluline, mida me noorena teeme. Ja ainukene inimliik, seal me oleme praegu ja võib-olla jõume sinna. Aga läheb veits aega, 2 miljonit aastat, siis me oleme väga head istujad ja paksukesed. Ja eluga käib stress kaasas, see on see, mis mõjutab meid mitte minema. Ja me kohati nagu räägime sellest stressist ja kuskil ütleb keegi, et seda saab ära võtta, seda ära võtta. See on kogu aeg olemas, küsimus seda vähe või palju. Ja mida me saame teha selleks, et teda vähendada ja kehaline liikumine on väga palju stressimaandaja. Et see annab meile, et te kõik tunnete, kui te käite liikumas, et teie heaoluhormoonid avalduvad. Jällegi, meie ajuharjumus kehalise liikumisega. Nii et neid kasusid me teame ja isiklikult ma arvan, et nendega meil ei ole mõtet rääkida. Meil ei ole mõtet inimestele edastada sõnumit, et jaa, teie füüsiline võimekus parandab, siis kõik teavad seda. Aga keegi ei tee seda. Või olgu, need 6,2% elanikkonnast teevad. Olgu, alandab stressitaset, aga vaadake, kui palju inimesi on meil stressis. Info on ju teada. Mitte kunagi maailmas pole olnud enam lihtsam otsida infot kui praegu ja saada infot, mida sa ei taha. Sotsiaalmeedia. Parandab kognitiivsed võimeid. Jaa, absoluutselt ja igal pool. Et me teame seda, et need inimesed, kes on kehalist aktiivsed, nende õppimistulemused on paremad. Selge, me teame seda. Aga koolisüsteem muutub väga-väga aeglaselt. Et laske me teha sama asja, ära sega. Ja ütlesid ka, et väsimus väheneb. Ja vähenebki, enamik inimesed on väsinud. Teavad seda, aga ei kasuta seda.
Nii et ei ole see ainult see, et me info viime edasi, vaid sõnum peab olema väga-väga isiklikud seosed, näited. Ja kehalise liikumise kasu organismile, üllatus, kehaline aktiivsus, intensiivne kehaline aktiivsus on see, mis algatab ka täiskasvanul neurogeneesi. Jah, teie reedeõhtused harrastused rohkem hävitavad ajurakke, aga kui te trennis käite, siis te natuke saate ajurakke kasvatada ka, kui te stimuleerite oma aju. Istuv eluviis, õppimine. Te olete hommikul otsa istunud, tublid. Ja see on aju aktiivsus peale kõndimist. Ja neid uuringuid on väga palju tehtud juba ka vastupidavusspordi ka. Et tundub olevat väike vahe sees. Et oletame, et me jagame teid 2 gruppi. Ja paneme teid veloergomeetri peal sõitma. Sama raskus, sama pulss, sama kestvus, sama aeg, kõik on sama. Aga üks punt saab samal ajal kognitiivseid harjutusi. Ja üllatus, paari nädala pärast, kui mõõdame uuesti kehalist võimekust, paraneb see kognitiivseid harjutusi tegev kardiotreeningu rühm oma fitness taset rohkem koormustestil, kui see, kes niisama väntab. Jällegi see tennise näide, et kehalise liikumise ajal kognitiivne töö, mida vastane teeb, kuhu ma löön, kuhu see pall, see kaasa mõtlemine. Selle tundub olevat suurem kehaline kasu kui niisama jooksmine. Et inimese loomuses organismine ei ole järjest jooksmine. See ei ole tervislik, vaid see peab olema vahelduv tegevus. Luustiku jaoks ei ole hea järjest jooksmine, aga jooksmine on väga kasulik. See peab vahelduma. Ja jällegi see märksõna intensiivsusele, sellepärast ei olegi kõndimine hea näide, vaid kõnd, jooks, seda on vaja, et saada head tervist, mis tagab selle kõrgema intensiivsuse. Ja õppimistulemused on meil selgelt paremad nendel lastel, kes teevad põhikoolis või algkoolis lugemise harjutust väntamise ajal. Aga endiselt me teiega mõnusalt istume, sest siia nii palju veloergomeetrit panna liiga kallis. Me teame võimalust muuta, aga meil ei ole ressurssi või me ei taha seda ressurssi võtta. Et see on siis see pool. Nii et hea tervis, me tahame seda fitness sõna kasutada, et see võime kehalist tööd teha tagab hea tervise. Et kehaline aktiivsus on tore, aga enamik inimesed saab aru, et see on see lahja asi. Ja seda võib-olla enamikul aktsepteeritakse, aga seda poolt ikkagi vähem. Seda on meil vaja muuta. Ja see toob meid sellesse jõutreeningu poolde. Kui populatsiooni vaadatakse, et tõepoolest need sammude arvud ja kehalikku on tore, aga enamik inimesi ei saa piisavat lihastreeningut või jõutreeningut või vastupanuga treeningut või takistustreeningut. See on meie peamine puudujääk. Ja see on see, miks meie eakad kukuvad. Fakt on see, et kui te olete 30 ja vanemad, vist kõik siin, kui te ei tee jõu suurendamisele suunatud treeningut 2 päeva nädalas, siis teie lihasmass väheneb keskmiselt 1,2% aastas. Fakt. Mitte välja mõeldes. Fakt. Ja maailmas on meil praegu siis prediabeet, diabeet tüüp 1, tüüp 2 väga suur probleem. Ja mis osaleb glükoosi ainevahetuses? Lihasmass. Nii et see intensiivsem tegevus ka lihastreeningut teha on selleks, et hoida lihasmassi. Kui mina oma vanaisal, vanaemal saan hoida lihasmassi, siis ma tagan, et ta ei kukuks. Ja kui ta kukub, ta ei murre ära ja ta saab haiglasse. Ja see on see, et ma pean ta meelitama siis raskuseid tegema. Liigutava, jõusaalis, kodus, mis iganes. Aga et see oleks väljakutsuv. See, et me teeme natukene midagi, see ei ole väljakutsuv. See ei ole piisav, aga see on hea algus. Aga see ei ole piisav. Et meie sõnum peab olema see, et tagada hea tervis, aeg-ajalt on teha intensiivsed asjad, väljakutset on vaja. Ja see on igati normaalne. Aga meie sõnum peaks olema siis ühtne. Nii et kui on lastega probleeme nendes asjadeks ole, valime, mida meil on vaja teha. Me teame teatavad vanused, kus on midagi vaja teha. Ja mitte kunagi pole olnud lihtsam valida treeninguid. On iga päev panna ühe putuka erinevasse trenni, kui rahaline ressurss võimaldab seda. Või ise temaga midagi teha. Nii et kuidas minimeerida seda istuvat inaktiivset eluviisi, seda jah, nimetatakse 2500–3000 sammu regulaarselt päevas, kui me jälgime samme. Aga jah, siis see on see esimene etapp, kus me saame. Ja see võib olla see kõndimine, aga sealt peame edasi minema, et see tohi sinna jääda. Kui me paneme kehalise aktiivsuse kasu rahasse, see võib see väga konkreetne. See on Austraalia näide, et 20 või 15 aasta pärast, kui palju me siis suudame raha kokku hoida,
Ja paneme selle Eesti statistikasse, Tervisekassa andmed, on Tervisekassal termin kõige kallimad inimesed. Ja need ei ole teie ema, isa ega teie laps. Need on sõna otseses mõttes kõik kallimad, kes kasutavad 80% ravirahast. Need on 20% Eesti elanikkonnast. 10% neist enam-vähem on noored naised, emad, rasedad, raseduspuhkus, emaduspuhkus, isad ka muidugi nüüd. Mitte sünnituse järgselt, aga järgne periood. Ja teine 10% on eakad. Keskmiselt on Eesti eakal vähemalt 4 kroonilist haigust, millega ta kasutab siis raha. Ja see ei ole jätkusuutlik. Aga seda hoida kontrolli all on võimalik kehalise aktiivsuse läbi, kui me suudame intensiivsust tõsta. Ja need on need 10 haigust, kui te vaatate seda, mida me saaksime teha, on siis olgu südameprobleemid, aeroobne treening pluss lihastreening. Treenime südant ja jõutreeningu näol treenime rõhku stimuleerivat süsteemi ja lihasmassi. Aga teine väga oluline asi on siis hambad. Kui me tahame väga suurt tervisekasu lühikese ajaga, see on see hea näide inimestele. Kui ma hoolitsen hammaste eest, need 5-6 minutit päevas, see on äärmiselt suur tervisekasu, mida saab mõõta Tervisekassa. Ja kui me need kombineerime kehalise liikumise, kõrgema intensiivsuse, normaalse hambatervise eest ehk et hambapausid, me sööme liiga tihti, see tekitab siis seda, saame pausi, hooldame hambaid, on tohutu tervisekasu. Nii et me ei räägi ainult kehalist liikumisest, aga väiksed asjad tunduvad olevat need, mis töötavad. Et kui suurt mõju avaldavad väikesed asjad. Inimestele näide siis see, et sõnumina ei pea korraga palju tegema. Väiksed asjad korraga, kuhjame need päeva jooksul. Jällegi teie matemaatika, et mäletate seda, et summa teema, liitne lahutamine, summa. Et järjekord pole oluline. Summa on oluline. See on me kätte saada. Ja seda statistikat igaks juhuks ei näita rohkem. Seda võite pärast lugeda, kui te slaidid saate. Sõnumina tahame edastada 150, 60, 7. 150 minutit mõõdukat aeroobset kehalist aktiivsust ja 2 päeva nädalas ehk umbes 60 minutil nädalas ehk et 7 päeva lihastreening. Ise valite, mis päeval teete, aga ei peaks olema nädal lõpus. Et see weekend warriori teema, et aja planeerimine. Ja sellel on siis kõige suurem tervise kasu. Ja me räägime tõepoolest suremusest ja me räägime protsendina nii palju, kui see, et suremus langeb 25%. See on niivõrd suur mõju, mida inimesed isiklikult füsioterapeudina rääkides kehalise aktiivsuse kasust, siis tundub, et inimestes ei hooma seda, et kui kaugele vaatav see mõju on. Et hammastest saadakse aru, et need kuluvad ära, paneme uued. Ja sammude arv on vist see, mis kõige rohkem on kohale jõudnud inimestele, aga ma tahan rõhutada seda, et uuemad uuringud näitavad siin täpselt samamoodi sammude arvas J-kurvi. See tähendab seda, et mida rohkem me samme kogume, seda väiksemaks läheb tervise kasu. Ja see on hea näide sellest, et see on esiteks lahja. Ja kui ma kogun liiga palju samme, mis on lihtne, eks ole, see hea esimene asi, aga siis ma ei jõua teisi asju teha, nagu näiteks lihastreening. See jääb tegemata. Ja tundub, et me oleme enda sammude asjaga kuhugi jõudnud, et inimesed enamasti teavad, et kui me küsime mingit sorti liikumissoovitust, 10 sammu. Lihtne ju. Aga võime sealt edasi minema, et samad analoogid siis kasutusse, et saada see tervise kasu. Ja et inimestel jääks meelde, et jällegi me räägime tervise mõttes reaalselt suremusest. Ja vaadake, kui väiksed muutused mõjutavad. Et kui me oleme harjunud kõndima mingid sammud, võtame see sama 5000 sammu päevas. Aga kui me läheme siit 6000 sammu peale ja me teeme seda regulaarselt, hästi väike muudatus. Ja suremus langeb 15%. See on väga-väga väikene samm, selle mõttes, et eks ole, samme juurde saada. Aga mõju tervisel on väga suur ja neid samme tuleb teha hästi palju. Olgu, siin võtame jõutreeningu juurde. Siin hakkame rippuma ja nii edasi. Väiksed sammud, et kui suur on see tervise kasu. Väga-väga suur. Ja vaatame siis korra teid, kui head teie olete. Valige siit, teil on sagedussektor, kestvussektor ja intensiivsussektor. See nimetatakse aktiivsusindeksiks, mis on väga hea lihtne viis minu enda hindamiseks. See ei ole põhjalik ega maksimaalne.
ja laialdane, aga valige teatavad numbrid, et kui teil jääte 2 numbri vahel valima, siis valige kõrgem number, et teil oleks reedel hea tunne nädalavahetusel vastu minna. Valite siit ühe numbri, valite siit ühe numbri, valite siit ühe numbri, siis korrutate need. Korrutate. Nüüd läks raskeks või? Need on vaja korrutada. Natuke meil nihkunud asjad. Nii et vaatame, kus te väiklete siis. Ja vaadake korra, ma lähen tagasi selle tabeli juurde. Nii, oletame, et ma käin iga päev kõndimas. Saan 5 punkti, on ju? Yes. Ma teen seda üle 30 minuti. 5 × 4 on 20. Aga ma jalutan. Ma sain siit 20, korda 1 on. Sellepärast kõndimine ei olegi hea asi näitena, aga see on esimene võimalus alustada. See on kõige lihtsam muudatus. Me peame saama ta jooksma. Vahelduvalt. Kõndi jooks ja me hüppeliselt muudame nende aktiivsustaset. Nii et see pool noortega, kus me oleme omadega, võib-olla ma loenguga päris seal, kus see pole vist see slaidistik, aga siin on rohkem asju sees, kui ma tahan teile näidata. Nii et see põhimõte, et jõuame sinna, kus me tahaksime sõbraga koos jõuda, on alati lihtsam, sest üksi on raskem. Ja leida kaaslane või see, kus liikuda, on see võimalus tänapäeval Eestis kõik olemas, kergliiklusteid on palju, välijõusaale on palju, õues saab suvel ujuda, kõik saab teha välijõusaalid, andke minna. Takistusi pole, meil on vaja õpetada inimesed paremini aega planeerima ja kõige suurem mõjutaja väikestele isiklik arvamus, see on isiklik Mati Arnede arvamus, teiega me ei muuda enam midagi. Sorry, see on minu arvamus, mitte kellegi teise. Me peame tegelema nendega, kes seal on. Ja ainukene võimalus seda teha kõige suuremas mõjus olla mina, isiklikult. Ja uuringud toetavad seda. Kõige suurem mõjutaja laste kehalise aktiivsuse püsimisse täiskasvanu eas on ema füüsiline eeskuju kehalisse liikumisse. See, mida tema teeb ja tema näeb ja nad teevad koos. Siis on mina. Alati on need emad enne kui isad, et see on vahest häirib, aga nii ta peab olema. Nii et see meie roll on kõige tähtsam. Alustame ühest sektorist riigina. See väike perekond. See näide, mina teen, me teeme koos. See on loomulik osa elust. Mitte sunnitud, mine trenni, mine juba. Või see kehaline, see ei ole kooli lahendada, see on abistav. Lasteaed, kool aitab. Aga meie peame seda tegema. Ja sellel on kõige suurem mõju. Nii et see on see koht, mida me peame sõnumina edasi andma. Aga see on raske. Emad, sünnitusjärgne depressioon, väga aktuaalne, kogu aeg olnud, läbi ajaloo. Aga tänapäeval on meist rohkem ja lapsi on rohkem. Nii et see on see koht, kus me saame mõjutada inimesi. Ja pikaaegsed uuringud näitavad, et need lapsed, kes on regulaarselt kehaliselt aktiivsed, neil õppimistulemused paremad. Nad lõpetavad paremaid ülikoole, mis varsti võib-olla pole oluline, aga nende elukaar saab paremini alata. Majanduslikus mõttes. Tervise kasu ei ole ainult see, mida me räägime kehalise liikluse mõttes tervisest, vaid see on ka rahaline pool meil endale. Et paneme parema alguse käima ja kehaline liikumine tagab seda. Okei? Nii. Lihtne, on ju? Trenni ja tagasi ja laps kaasa. Ja siis me saame. Et see on see näide, mitte sundlus, nagu enne oli juttu, eks ole, vaid isiklik näide. Ja siis saab ta normaalseks osaks. Ja saada aru, et kui suur on see tervise kasu. Et me räägime reaalselt suremust. Mitte see, et kehaline liikumine tore, et see peab olema, aga miks ta peab olema? Et kui minu väike küsib kogu aeg miks, 5 miksi, see on 5 miksi harjutus, siis kas me suudame vastata 5 korda samale küsimusele? Me peaksime suutma, et sõnumit edasi anda. Erinevaid vastuseid. Küsimusi. Kui meil on aega küsimusteks. Tahab keegi küsida. Me kõik on arusaadav. See mõte jooks koos on, et siis orienteerimine oleks hullult hea ikkagi. See oli esimene mõte, mis mul tuli pähe, kui ma seda uuringut nägin. Ja Eestis, see on
meil on metsa vist palju, keegi ei tea. Just, kõike saab teha ju. Ja need korraldatakse, lihtsalt tuleb minna. Lihtsalt tuleb nii, võtke lapsed kaasa. Ja me näeme seda linnapildis, et see pole vahet, kus see on. Aga see oli minu mõte täpselt samamoodi. No minge vaadake moboradasid, eks. Ammu olnud, aastakümneid peaaegu vist. Et võimalusi on igal pool. Me räägime aja planeerimisest. Õpetame seda, sest meil on kõik võimalused olemas. Ja ma olen olnud igal pool mujal maailmas õppimas, täiendamas, tippspordi mõttes, meil on ideaalsed tingimused. Ei ole paremaid tingimusi kui meil. Ükskõik, kas me oleme jõusaali või välja treenima, jube head tingimused. Ja olgu meil ei ole võib-olla olümpiadistantsi kapseini nii palju, aga see selleks. Üldasi on meil hea. Mul ka küsimus. Küsi. Olgu siis puutuste seda teemat, et Sinu aeg läheb. Ma tean, sellest räägime. Et kui kuulisin matemaatika iga päev, siis kehalisest kasvatust või liikumist on sul 2 korda. Ma arvan, et seal on ka uus programm, et aga mis see hinnang või mis see nägem või mis see soovitus oleks siis, kuidas seda muuta või kuidas me saaksime nagu, ütleme siis koolis lastele teha liikumise sama oluliseks kui matemaatika, eesti keele või inglise keele. Et sa ütled siis samamoodi, et kui, ma ei tea, matemaatikas tuleb 2 või nii-öelda siis negatiivne hinne, siis kuidas peavad ära jääma. Aga liikumises me ometi suhtume teistmoodi. Jah, ma ei oska selle vastata tõesti, mina ei tea. Sest nüüd öelda seda, et jätame ära, matemaatika pole ju ka lahenduseks. Aga see, võib-olla see kehalise kasvatuse ja liikumisõpetuse prestiiž pole sama. See on meie enda võib-olla sildistus ka juba olnud. Programmiline probleem. No liikumisõpetus vaates siis programm on väga tore. Et kui sellele pilku peale visata, mis see sisu on, tegelikult see on väga okei. See katab väga palju asju ja on õpetav asi. Et see peaks ette valmistama terveks eluks asja. See peaks. Me ei tea... Aga ometi on Eesti kaitsejõududesse jõudvad noored. No jah, kaitseväe eesmärk tundub, et ei ole inimeste Eesti meeste tervise parandamine. No jah, sinna jõuavad ju koolist noored. Ja, et mina ei oska seda probleemi lahendada. See on probleem, mida tuleb lahendada, mina ei oska. Ja mina ei pea. Ei pea. Õnneks, et pole minu võitlus, et kui kellelgi on lahendusi, ja. Siin oli enne küsimus või sükene mõtteliselt õhku, et kui on mingi huvitav test või huvigrupp, mida siis võiks äkki proovida mingisugune klass, kuhu võiks panna need veloergomeetrid või need kõnni, need plaadid, et katsetada siis mõne rühma peal seda, et matemaatikatunnis samal ajal liigutad, et kas see on iseenesest seda peame katsetama, seda maailmas nii palju tehtud. Jah, et aga et keegi seda teha. Jah, tehke. Me ootame. See oli väljakutse, palun. Aga see jääb raha taha. Selle osas ütlen, et Tartu Ülikool ise võistis just väga suure projekti 570 000 ja nemad on uuringu vedajad ja 2 aastat laste liikumisega tegelevadki. Liikumislabor. Vahetunnid ja kõik sellised asjad, et see on liikuma kutsuva kooli ilmselt programmiga ka liidetav. Nii et see on täiesti töös. Aga kuna me seda mõõta saame ilmselt 20 aastat, et siis vaatame. Aga alustame ise endast. See, mida me saame muuta, sealt. Ja siis lähme edasi. Aga teeme aplausi Mati Arendile. Aitäh.